Tere! Minu nimi on Allar Veelmaa ja räägin täna teile sellest, kuidas kasutada programmi Viris võrrandite ja võrrandisüsteemide lahendamisel. Kõigepealt käivitame programmi Viris, ega me seda ju kasutamist siis muidu saa teha, kui programm käima pole pandud. Nüüd läheb veidi aega meil sellega, et me teeme kõigepealt teksti piisavalt suureks ja siis teeme veel mõningad sellised liigutused siin, et oleks võimalik siis seda pilti lastele projektori abil ekraanile või siis valgele tahvlile näidata. Kes on käinud Virise koolitusel, loomulikult nendel on asi lihtsam ja kes nüüd programmiga Viris üldse pole kokku puutunud, siis ilmselt kulub teil mõned tunnid nüüd selleks, et programmiga tuttavaks saada. Võrrandi lahendamiseks me kirjutame korralduse lahenda ja võrrand kirjutatakse sulgudesse. Ja võrrand kirjutatakse tavaliselt nii, nagu ta on siis antud. Kui on murrud, kirjutame murrud, kui on juured, kirjutame juured. Nii et lahenda ja nüüd kasutame siis operatsioonide alt, võtame siis näiteks murru 2x miinus 1 jagatud 3-ga, lahutame 2 ja paneme nulliga võrduma. Ja näete, meil on nüüd võrrand valmis. Arvu ja siis tähe vahel ehk x vahel ei pea olema korrutamise märki, aga me panime igaks juhuks. Tähendab, et kui te kahtlete, et kas peab olema, siis alati pange. Vastus on 7 kahendikku. Viris annab alati vastuse liigmurruna, nii et seda ei maksa oodata, et Viris oleks nüüd selline programm, mis teisendab liigmurrulise vastuse segaarvuks. Segaarvu see programm ei tunne. Vaatamegi ühte teist näidet siin. Üks lihtne lineaarvõrrand ja x-i väärtus on 6. Nii et lihtsate võrranditega näete, Viris saab väga hästi hakkama. Ja mina ise olen oma õpilastega teinud niiviisi, et kui neil on mingi kodune töö, siis programmiga Viris saavad nad oma koduste tööde vastuse kontrollida. Vahepeal me tegime ka sellise asja, et me näete, panime arvu 2 järele punkti ja lahendasime uuesti võrrandi. Vaat sel juhul me saame vastuse 10 murruna. Nüüd selles näites tekib mingisugune probleem, näete, ja alla tuleb tekst, et lahenduse leidmine võimatu. Ja tegelikult, kui te seda võrrandit vaatate, siis te märkate kindlasti, et sellel võrrandil ei saagi lahendid olla. Nii et kui lahendid puuduvad, siis tuleb alati selline kiri. Ja järgmine võrrand on nüüd selline, mille puhul loomulikult lahendiks sobib iga arv ja arvuti annab siis vastuseks x võrdub x-iga. Siin peab olema nüüd hästi tähelepanelik, sest Viris lahendab võrrandit niiviisi, et ta teisendab selle avaldise, mis on siis võrrandis, kõige lihtsamale kujule ja siis alles lahendab. Seega määramispiirkond võib jääda siin märkamata ja me saame ka mõnikord need lahendid, mis tegelikult ei sobi. Ja selle kohta me teeme nüüd järgmise näite. Vaadake, arv x võrdub 1-ga ei sobi lahendiks. Aga Viris ei märka seda ja pakub välja vastuse, et lahendiks sobivad kõik arvud. Nii et määramispiirkonna leidmise me peame ikka ise ära tegema siis. Ja loomulikult tuleb ka seda lastele öelda, et nad teaksid, et kui on tegemist murdudega või juurtega või logaritmidega, siis on mõistlik teha nii, et me leiame kõigepealt siis võrrandi määramispiirkonna. Aga näiteks 10. klassi puhul ei tule siin kõne alla muid variante kui siis juurvõrrand või murdvõrrand. Ja nende murdvõrrandite korral ei teki ka meil seda momenti, et arvuti valesti annaks. Loomulikult tavalise ruutvõrrandi lahendab see programm eksimatult
nüüd, kui ei tule nii-öelda ilusat lahendit, siis ta loomulikult arvuti annab meile lahendid juurtega ja kui soovime 10 lähendeid, siis kirjutame arvu 13 järele punkti. See tähendab seda, et me soovime selle võrrandi ligikaudseid lahendeid, siis ehk lähendeid, 10 lähendeid. Ja arvuti annab need siis 4 kohaga peale koma. Lahendame võrrandi parameetri suhtes, vaadake, ja nüüd arvuti läks omadega sassi, sest arvuti ei saa enam aru, et mis on tundmatu ja mis on parameeter. Ja selleks, et lahendada võrrandit siis parameetri suhtes, tuleb see parameeter eraldi ära märkida. Kuna meil A on parameetriks, siis märgime, et me lahendame võrrandi X-i suhtes. Loomulikult meil ei ole praegu võrrandit, jah. Nii et meil oli avaldis ja sealt saime siis selle arvu kätte. Nüüd võtame ühe sellise võrrandi, millel ilmselt lahendeid ei ole, aga siin peab nüüd tegema väikese täpsustuse, nimelt sellel võrrandil ei ole reaalarvulisi lahendeid. Sest kui näiteks õpilane õpib 10. klassis ja tal on seal lisatunde, mitte ei ole 5 tundi, vaid on 6 või 7, siis loomulikult käsitletakse kompleksarve ja saame ka siis need kompleksarvulised lahendid. Nii et 10. klassis tuleks kindlasti öelda, et võrrandil siis sel juhul, kui me 9. klassis ütleme, et lahendeid ei ole, siis 11. või 10. ütleme, et puuduvad reaalarvulised lahendid. Ja kui me paneme selle kompleksarvude tähise sinna lõppu, siis saame kätte ka need kaaskompleksarvulised lahendid. Lahendame ühe hästi lihtsa murdvõrrandi. Ja nüüd võite kontrollida, mõlemad lahendid sobivad, nii et siin määramispiirkonna tingimus mingit rolli enam ei mängi. Võtame ühe kõrgema astme võrrandi, 5. astme võrrandi. Sellel võrrandil võib olla siis kuni 5 lahendit reaalarvude hulgas ja kompleksarvude hulgas on loomulikult täpselt 5 lahendit. Näete, saime 3 reaalarvulist lahendit, järelikult kaaskompleksarvulisi lahendeid on 2 tükki. No neid ongi 2 või 4. Ja nüüd peame saama 5 lahendit. 1, 2, 3, 4 ja 5. Nii et näete, selle kompleksarvude hulga tähise lisamine loomulikult teeb siis seda, et saame lahendada siis võrrandi nii, et saame kõik lahendi kätte. Aga meile piisab loomulikult tavaliselt siis reaalarvulistest lahenditest. Ja võtame vaatluse alla nüüd ühe juurvõrrandi. Nii et näete, korraldus lahenda ja siia järele kirjutame siis juurvõrrandi. Loomulikult, kui te hakkate tunnis demonstreerima mingit juurvõrrandi lahendamist, siis te peate olema selle ise kindlasti enne läbi teinud, sest ega nüüd Viris ei ole nii väga võimas programm, et ta nüüd suvalist juurvõrrandit kohe lahendab. Näete, meil on ju ruutjuur ja kuupjuur ja selle võrrandi lahendas Viris rahulikult ära, aga mõne võrrandiga võib ta täitsa hätta jääda, nii et siis on lastele muidugi nalja nabani, kui arvuti ei saa programmi või selle võrrandi lahendamisega hakkama. Nüüd üks absoluutväärtust sisaldav võrrand. Me ei aja seda võrrandit väga keeruliseks, küsimus on vaid põhimõttes. Absoluutväärtuse märgid saame siis operatsioonis alt kätte, täpselt nagu juuredki.
ja näete, Piris annab jällegi siis liigmurulised vastused. Need liigmurud muidugi on mõnikord sellised piisavalt ebamugavad, et need tuleb ikkagi ära teisendada. Aga see on juba väike asi. Nüüd vaatleme siis ühte eksponentvõrrandi lahendamist. Võtsime hästi lihtsa, mida siis lahendatakse tegelikult logaritmise võttega ja arvuti annab meile ligikaudse vastuse. Võtame ka ühe veidi keerukama eksponentvõrrandi. Nii et kolmastmes x ruudus ehk siis kolmastmes 2x, nagu tavaliselt oleme harjunud. Nüüd selliste võrranditega peab jällegi tegema siis niiviisi, et need tuleb läbi enne proovida, et kas viris saab hakkama või mitte. Ja lahendas selle võrrandi ära. Nii et ühesõnaga näiteks, kui on eksponentvõrrandite teema koolis, siis loomulikult tasub lastele soovitada koduste tööde kontrollimisel virist kasutada, aga peab juurde mainima kindlasti, et on ka võrrandeid, millega viris hakkama ei saa, nii et kui viris kirjutab, et lahenduse leidmine võimatu, siis see ei pruugi veel tähendada seda, et võrrandil lahendeid ei ole. Virisega saab lahendada ka logaritmvõrrandit, näete, siin puhtalt saame peas seda teha, aga programm saab sellega täitsa edukalt hakkama. Täpselt sama jutt on siis trigonomeetriliste võrrandite kohta. Kirjutame ühe lihtsa võrrandi, sinus x on 0,5 ja siin peab arvestama sellega, et arvutiprogrammiga saame kätte siis erilahendid. Ja kui paneme sinus 2x, loomulikult saame siis uued lahendid. Et arvutiprogrammi anna meile siis üldlahendit. Ajame asja nüüd natukene keerulisemaks, näete, võtame siis 0,5 sinus 2x võrdub 1 ja arvuti ütleb, et sellel võrrandil ei ole lahendeid ja ega ei saagi olla. Sellepärast, et sinus 2x kunagi 2 ei võrdu. Ja nüüd näete, kui asendasime ühe nulliga, siinus korda koosinus on 0, siis arvuti annab meile 5 eri lahendit. Ja loomulikult me saame ka lahendada võrrandisüsteeme. Nii et kui võrrandi lahendamine on täiesti võimalik, siis sama on ka võrrandisüsteemide juures. Ja kui me võtame võrrandisüsteemi, kus on 2 võrrandit ja 2 muutujat, või täpsemalt öelda siis 2 tundmatut, siis me ei pea seda võrrandit korrastama. Me võime selle siia kirjutada täpselt nii, nagu on ta näiteks siis raamatus antud. Arvuti teeb kõik korrastamistööd ära ja leiab lahendid. Nii et see süsteem täiesti hästi lahendus. Lahend on täiesti olemas. Ja võrrandisüsteemi lahendamisel mitte ei kirjuta meie lahenda, vaid loomulikult võime kirjutada, keegi ei keela. Aga kui see nupp on olemas, siis kasutame juba seda. Võtame ühe sellise süsteemi, millel ilmselgelt lahendeid ei ole. Vaatame, mida nüüd Piris selle kohta ütleb. Näete, sama lugu nagu võrrandi lahendamisel, et lahenduse leidmine võimatu. Ja nüüd võtame siis sellise näite, kus lahendid lõpmata palju ja nüüd annab arvuti siis vastuseks, et y on y, see tähendab seda, et võtate y asemele suvalise arvu ja x-i arvutate välja. Nii et lahendipaari tuleb lõpmata palju, aga need ei ole mitte siis vabad lahendipaarid või arvupaarid, vaid siis ikkagi kuidagi siis omavahel seotud.
Ja nüüd võtame siis sellise võrrandisüsteemi, kus on jällegi sees parameeter. Nii et parameetriga võrrandisüsteemide ja võrrandite lahendamine on ju keskkooli või siis gümnaasiumi kursuses olulisel kohal, sellepärast et kui lahendame võrrandi või võrrandisüsteemi parameetri suhtes, siis on meil pärast võimalik uurida, et kuidas see parameeter mõjutab lahendit ja mis me saame siis, kui anname parameetrile ette näiteks äärmuslikke väärtusi. Ja näete, nüüd tegime niiviisi, et kirjutasime selle võrrandisüsteemi ja vaadake, mis asja me saame. Me saame ühe hirmsa joru, millega meil mitte midagi ei ole peale hakata. Vaadake, et tegelikult on asi sarnane sellega, mis juhtus siis, kui me võrrandi puhul jätsime kirjutamata, et mille suhtes me lahendame. Ja nüüd, kui te tahate mingisugust ülesannet virisega lahendada ja tekib mingi probleem, et ei oska nagu mitte midagi peale hakata, siis tasuks teha selline asi, et kasutada sel juhul siis abi ja abi me saame kätte siis, kui me läheme toimeta menüüs küsimärgi peale. Siin on olemas siis teemade kaupa, aritmeetika, funktsioonid ja nii edasi, aga on olemas ka nii-öelda tähestikuline indeks. Selle indeksi kohta peab küll ütlema niiviisi, et kui te sinna R või S tähele vajutate, siis tegelikult kogu see loend hakkab ikkagi A tähest pihta, nii et te peate siis siit kelgutama täpselt nii kaugele, kui te selle õige vajaliku sõna siis üles leiate, nii et meil oli selleks sõnaks siis lahenda. Ja otsime nüüd, vaatame, kas me leiame sellise näite ja näete, õnn on seekord meie õuele tulnud ja me saame täpselt sellise näite, nii et kui on vaja lahendada siis X-i ja Y suhtes võrrandisüsteem, siis me peame kirjutama, näete, 2 korral siis loogilised sulud. Esimene kord on siis võrrandisüsteem loogiliste sulgude sees ja teine kord on siis kirja pandud need tundmatud, mille suhtes me lahendame. Ja nüüd me teeme niiviisi, et näete, Ctrl-C ja Ctrl-V copy-paste ja kopeerime siia virise töölehele. Ja nüüd me paneme siis, näete, need puudu olevad sulud siia juurde. Ja kirjutame siis, näete, X ja Y. Ja nüüd on siis meil kõik ära tehtud, näete, meil on veel ümarsulg puudu, selle kirjutame ka juurde ja vajutame uuesti siis nüüd võrdusmärgile. Ja palun väga, saimegi siis, näete, selle võrrandisüsteemi lahendatud parameetri A suhtes, nii et X ja Y on leitud ja nüüd, kui anname siis parameetril A väärtusi, siis saame X ja Y täpsed arvulised väärtused, nii et näete, siit saab alati siis vaadata. Siit indeksist saame siis vaadata ükskõik missugust virises kasutatavat korraldust. Võtame nüüd sellise võrrandisüsteemi näite, kus meil on võrrandeid ja tundmatuid 3 tükki. Kõik muu üleliigse me siis kustutame ära. Ja võtame siis tundmatuteks X, Y ja Z ja kirjutame siia täiesti suvalise võrrandi, praegu vaatame, mis juhtub. Ja tuleb välja, et sellel võrrandisüsteemil ilmselt siis lahendit ei ole. Ja me ei hakka siin pikalt analüüsima praegu, et miks ei ole ja nii edasi. Aga näete, kui me paneme nüüd, tekitame olukorra, kus meil on 2 võrrandit, siin praktiliselt identsed, siis meil tekib see probleem jällegi, näete, et me saame sellise väga kummalise lahendi siin. See tähendab seda, et Z-ile ja Y-ile anname ette
suvalise arvu ja x-i arvutame välja, nii et lahendeid tekib lõpmata palju. Ja nüüd kolmandal juhul saime siis kätte, näete, üheselt määratud lahendi. Ja kui te nüüd kontrollite, siis näete, et tõepoolest arvu kolmik 1, 1, 1 sobib selle võrrandsüsteemi lahendiks. Laias kursuses on ka determinantide teema täiesti olemas, nii et ka determinante, nii kaherealist, kolmerealist kui ka 4 ja kui isegi kõrgema astme determinante võimalik siis täiesti välja arvutada, aga palju meil neid ikka siin vaja läheb, kaherealist ja kolmerealist. Nii et kaherealise determinante arvutamine ei ole üldse probleem ja sama asi on ka siis kolmerealisega. Et kirjutame arvud, näete siin determinanti sisse ja selle väärtuse me ka kätte saame. Milleks see praegu hea on ja kus seda saame ära kasutada, näiteks laias kursuses, no kas või determinandi arvutamisel lihtsalt, et õpilane õpib seda arvutama. Kas ta teeb siis seda Sarruse reegli järgi või teeb seda siis nii-öelda moderniseeritud Sarruse reegliga. Ega siin suurt vahet ole, aga ta peab oskama seda teha. Ja kodus on tal võimalik jällegi siis endal teha mõned harjutused ja kontrollida, kas see asi on selge. Ja nüüd õpilastele tasuks loomulikult teha siis selline hästi lühike juhend, kuhu te panete näiteks kirja need samad korraldused nii võrrandi kui võrrandisüsteemi kohta. Nii-öelda annate spikri kätte ja näitate tunnis ka, et kuidas siis virist on võimalik kasutada. See võtab aega võib-olla siin mõnest tunnist 5-7 minutit, mitte rohkem. Ja kui te annate õpilastele näiteks ülesandeid, mida tuleb virisega lahendada, siis nad saavad nii-öelda maitse suhu ja nad hakkavad seda hiljem ka tegema. Et minu kogemus ütleb küll seda, et spetsiaalset arvutiklassi minna ja hakata siis nii-öelda virist õpetama, vaat sellised asjad nagu eriti mõtet ei ole. Et näitame ikka neid asju, mida on siis konkreetse teema juures vaja. Nii et praegu võrrandite ja võrrandisüsteemide juures, kui me neid teemasid käsitleme, siis need korraldused ka neile kätte anname. Ja kui mõni tuleb küsib, et aga kas me saame ka siis graafilist esitust, et saame sirgeid või siis tasandeid joonestada. Loomulikult sel juhul me vastame, et saab küll. Ja kui oskame, siis näitame ka. Nii et näete, vaatame korra nüüd tagurpidi veel üle, mis liiki võrrandeid ja võrrandisüsteeme me siis saame siin hetkel siis lahendada. Nii et tegelikult on see täiskomplekt praktiliselt kõiki võrrandeid, mida me siin koolis käsitleme, saame ka siis virisega lahendada. Ja täpselt sama jutt tuleb siis ka võrratuste kohta, aga seda veidi hiljem.